Meeriann, paljud tunnevad teid kui SoundCloud räpparit. Selgitage, kes üldse SoundCloud räpparid on? Nagu Mäesväär Marps ütles, kutsus sõnad, et teeme lihtsalt siita mussi. Kuidas sai alguse sinu karjäär SoundCloud räpparina? See algas kõik ühest värdjast, kes närvist tegin distracki ja siis võtsid nagu kõik suuremad producerid minuga juba ühendust nagu Rankong. Kes on SoundCloud räpi maailmas sinu iidolid ja kuidas nad sind mõjutanud on? Mul on kindlasti lemmikud on seal, kes need alustasid, need Lil Pump ja Rene Bush on ka ja Udo Marps. Gang. Aga Meeriann Okonees-Šuslik, mis muusikažanre te ise tegelikult kuulate ja miks just need žanrid? Ma tegelikult ise kuulan nagu K-popi suht palju, aga see on mul oma maitsevärk, need Hiina väiksed tüdrukud ja ma ei tea, ma lihtsalt räpin. Olete väga kiidetud riimisepistaja. Kuidas teie räpi kirjutamise protsess välja näeb? Põhimõtteliselt ma lihtsalt, saan sõpradega kokku, tuleme siia stuudiosse ja siis Rankong laseb mulle mingit ülihead tümakat, vaata. Ja siis lihtsalt, kui on hea tümakas, siis tuleb ka lihtsalt, ma ei tea, Teid on muusika kuulamisplatvormil SoundCloud kuulatud lausa üle 50 000 korra. Kuidas te suhtute oma populaarsusesse? Tegelikult nüüd juba 60, aga mis seal ikka, oligi oodata. Bänger laulna. Kas teid tuntakse ka tänaval ära? Kui jah, siis milliseid reageeringuid olete tajunud? Ja muidugi. Enam tulevad tüdrukud ja lihtsalt põhimõtteliselt vägistavad mind ja siis ma käingi tavaliselt turvadega. Rankongi ei tunta nii palju. Ta rohkem arvutidega istub sees. Muusika ja sõnade kirjutamine ning räpi salvestamine on küllaltki raske ülesanne. Kas teil on selleks ka abistajaid? Ilmselgelt mul Rankong siin. Ta teeb kõik. Aga kuidas siis teie ja teie produtsendi Rankongi koostöö välja näeb? Et Rankong helistab mulle, et hüppa stuudiosse. Siis ma tulen siia, siis ma veits laseb mulle, mis ta on teinud, praegu ka kukib midagi. Tuleme siia, laseb, mis ta on teinud ja siis kui leiad mingi bängeri, mis vaata vibe'i praegelt, siis tuleb riime ka. Siis on põhimõtteliselt tehtud ka selle, tavaliselt ongi võtab niimoodi päev, kui läheb hästi. Aga mis muusikažanride peale SoundCloud räpi veel kuulate? Ma olen suht patriootik vend ja mina ikka lükkan Udot vahepeal autos, kui lähen Bemmiga, Lamboga, lähme sõpradega kiihutama. Siis ma panen ikka Udot ja Taukar on ka jäänud. Mis on teie tulevikuplaanid SoundCloud räpi maastikul või hoopis mujal? SoundCloud on lihtsalt see, kus ma alustan. Siit me lähme varsti suurtel lavadele juba Eestis ja siis Spotify'sse ja siis me olemegi juba maailmas laiali. See on lihtsalt mingi aasta küsimus. Mida te peate vajalikuks hea räpi kirjutamisel? Vibe'i. See on alati. See on nii lihtne loogiline, aga see töötab. See on vibe lihtsalt. See peab olema vibe. See peab olema õige tuba, koht, inimesed, olek. Kas te plaanite lähitulevikus ka kusagil esineda või mõne teise SoundCloud räppariga koostööd teha? Jaa. Näiteks ma olen, nüüd varsti tuleb Villem ja Pluto ja siis ma olen üllatuskülaline. Nad põhimõtteliselt teavad veits, siis ma teen enam.
aga ja siis veel üldlaulu peal ma ka esinen enamjaolt. Mis meil veel on? No igast värki, kollääbe, ja tuleb küll. Leidsime ühe mingi poisi, mingi S10, ma ei tea. Ja siis on üks vend veel Nuusklummik ja see tuleb karm. Oodake, hoidke kõva.